videolõunatund Nõmme raadios. Tere, taas esmaspäev, vahepeal on veebruar alanud ja kena talveilm loodetavasti jätkub, sellepärast et see viimase aja ilm on tõesti valmistanud ainult rõõmu. Meelehärmi ka, aga seda eeskätt ilmselt võib-olla nendele, kes on kuulutanud, et kõik sulab ära ja kõik on väga kole just tänu sellele, et igal pool temperatuurid tõusevad. Ja vaadates näiteks ida pool, mis Kamtšatkal, mis lumi on maha tulnud kuni 4. korrusele ulatuvad, kuni 4. korruseni, ulatuvad lumehanged ja temperatuurid, mis on Novosibirskis ja seal veel kuskil 40 ja rohkem, siis paraku ei paista seda soojendamist mitte kuskilt välja. Aga nagu ütles Joe Biden kunagi mõningad aastad tagasi, kui Ühendriikides oli taas üks külmalaine ja isegi need elektrigeneraatorid, mis mastide otsas on, need jäätusid ära, siis Joe Biden andis teada tervele Ameerika rahvale ja muule maailmale seal hulgas, et see kõik, see külmumine, see tähendab, on toimunud ainult tänu sellele, et toimub üleilmne soojenemine. Nii et võtke, kuidas tahate. Igal juhul siit poolt tuleb küll soovitus, nautigem seda kena talve, senikaua kuni teda on. Niisiis, lõunatund, nagu juba vist ütlesin ka, Margus on endiselt tõbine, kahjuks ei ole saanud ühineda, ei ole saanud stuudiosse tulla, sellepärast et temaga oli kuidagi palju lihtsam asja ajada ja see monoloog ilmselt on tunduvalt tüütavam ja raskesti vastuvõetavam kui dialoog Margusega. Aga olgu, nüüd selline kohustuslik kava. Täname kõiki praegusi, endisi ja tulevasi toetajaid. Tänu teile oleme saanud ikka veel tuksuda ja eksisteerida. Ja tuleb tunnistada, et vaatamata oma suhteliselt kasinatele võimalustele oleme populaarsemad isegi kui väga paljud suurte rahadega ja väga tuntud tegijad, näiteks Karmeni kabinet on olemas Eestis Vabariigis, on selline sotsiaalminister, kes ka väga hea tehnikaga, väga heades tingimustes. Ta ei pea kasukas olema stuudios ja vaatasin, või tähendab osutati tähelepanu, ma ei ole tema jälgija, aga keegi osutas tähelepanu, et tal YouTube'is suisa 236 jälgijat. Nii et, ma ei tea, tubli saavutus vist. Ja nüüd nii palju teada ka veel, et kui teil järgnevast jutust midagi kas karvaturja ajab või vastupidi, tekitab mingisuguseid mõnumõminaid, siis olge hea, jagage neid linke kamraadide, tuttavate sõpradega ka. Äkki saavad nemad natukegi millegi peale natukene äkki targemaks, mingi asi ajab võib-olla vihale, tahaks vastu vaielda. See kõik on tere tulnud, sellepärast, et kui inimesed hakkavad kaasa mõtlema, siis see arvamuste paljusus viib lõppude lõpuks mingi universaalse teadmise juurde ka. Et ega keegi siin ei ole ilmeksimatu ja kui me midagi täpselt ei tea, siis tavaliselt ütleme selle välja ka, sellepärast, et mingisugustele ainutõdedele me mitte mingil juhul pretendeerida ei taha ja loomulikult ei ole see tõe monopol ka mitte meie käes ega meie hallata ega vallata ega ka valitseda. Aga olgu pealegi, kunagi puutusin kokku Ritterschafti esindajatega, kontaktid siiamaani ja nad pöörasid eriliselt tähelepanu, tähendab, tegemist on rüütelkonna, siinse rüütelkonna järeltulijate peredega ja nad on pööranud aastasadade jooksul tähelepanu ühele siinse arhetüübi erilisele joonele, mis on Zugehörigkeit saksa keeles, ehk siis kuuluda tahtmine. See on üldiselt üsna inimlik tunne, sellepärast, et eks igaüks tahaks ju kuskile kuuluda, millegi tuntu ja hinnatu küljes, kas siis teenimatult või teenitult olla mingisuguse nii öelda klubi liige ja keegi tahab kuskile kuuluda ja ikka ja perekonna puhul tekkis selline paralleel paratamatult. Tuleb meelde, kui Riho Terras, olles samal ajal Kaitseväe juhataja,
ilmusid isegi pildid, kui ta Padise müüridel turnides oli Eesti kaitseväe vormiriietuse peale tõmmanud mingisuguse valge lina, see oli punane rist seal küljes ja siis mängiti mingisuguseid rüütlimänge ja esineti templirüütlitena ja loomulikult põnev, kui seda teeksid mingisugused poisikesed kuskil, olgu pealegi, ikka mängitakse sõda või luurekat või mingisuguseid muid mänge. kui seda teevad täismehed, olgu pealegi, aga veel ametliku kaitseväe riiete peal oli tõmmatud mingisugune plagu. Seda ei saa kuidagi heaks kiita, aga nüüd noorem terras, kellel hiljaaegu avaldati umbusaldust Eesti Vabariigi Riigikogus, siis umbusaldus läbi ei läinud. Umbusalduse poolt oli, kui ma ei eksi, kõigest 33 rahvasaadikut, aga ka tema tuli ju Riigikogusse triibulis ja pintsakuga. Ja Uuri Kett oli pintsaku nööppaugus ja Uur ise, kui ta seal otsas ikkagi oli vasakus küljetaskus, pintsakul. Tegelikult, Uuri Kett käib härrasmehel vesti küljes. On vesti nööppaugus ja vasakus vesti taskus, küljetaskus. See on härrasmehe tunnus. Aga see on jällegi suugehöörikaid, keegi tahab kuskile kuuluda, ta on kuskilt kuulnud, et mingisugune kett on olemas ja see on võib-olla peen ja oleks võinud püksiaugu külge äkki panna, oleks hoopis põnevam äkki olnud ja kõigil oleks mõistatuseks olnud, kas Uur seal otsas on ainult seal kell või on kell mitmuses äkki hoopiski seal otsas, mine tea, aga igal juhul sellise veidra mulje ja veidra kujutluse kõik see jättis. Nüüd RMK koha pealt anti teada, et lastakse lahti 75 töötajat, samal ajal antakse neile 75 töötajale koolitust, kuidas teha endale OÜ ja sama tööd edasi teha juba ettevõtjana. Kui meil kunagi on OÜ-tamisest räägitud, et kuidas, et see võimaldab seal makse optimeerida ja kõike kuidagi veel mingisuguseid asju korraldada, mis nagu on legaalsed ja nagu ei ole ka legaalsed, siis praegu pakutab seda võimalust ju neid makse optimeerida suisa seaduslikult ja kulutatakse isegi riigi raha sellele, et seda ettevalmistust praegustele töötajatele, kes edaspidi saaksid seda sama tööd edasi teha ka juba ettevõtjatena, et jätab kuidagi kummalise mulje, aga riiklik raha on taga, võib-olla siis ka riiklik aju, mis paraku antud juhul ei ole kõige parem. Nii, kolumnist. Timothy Garth Nash, kes on tuntud kolumnist, aga tal on ka oma sellised kiiksud ja ta ütleb niimoodi. Tänaseks on lääs ajalugu. Nüüd jääb oodata ainult, millal jäävad ajalooks põhi-lõuna ja ida ka. Huvitav, kuhu siis päike loojub, kuhu poole, kui see lääs ajalugu on. Ja sellest ta järeldab, et nüüd peab Euroopa hakkama jõuliseks. Mida tähendab Euroopa peab hakkama jõuliseks? Peab relvastuma, keda ta peab hakkama jagama, ilmselt mõeldakse siin Venemaad. Seda on öeldud ju mitmel korral, et liiga palju on tal mingisuguseid maavarasid ja me hakkame seda kõike omavahel kenasti jagama. Ja loomulikult ei ole Eesti poliitikud jäänud siin ka kõrvale. Üks on lubanud hakata ennetavaid lööke andma Peterburile. Üks on hakanud juba maakaartil uusi riike joonistama praeguse Vene Föderatsiooni territooriumil. Igal juhul ja Garth Nash jätkab niimoodi. Nüüd elame läänejärgses maailmas. Mida peab Eesti lugejale andma teada see väide, et me elame läänejärgses maailmas. Keda huvitab see, kas me elame ida, lääne, põhja või lõunajärgses maailmas? Inimestel on enamalt jaolt tegemist praegu ellujäämisega, ellujäämiskursustega. Ja see, mida keegi kuskil arvab, et kas me elame ajaloojärgses, tõejärgses või läänejärgses maailmas, neid järgseid sinna ette võib igasuguseid sõnu veel panna. Et kõik on enam juba tuttavad ka. Mida see peaks meile ütlema? Ja lisab veel, enam pole ka ühtset geopoliitilist läänt. Kas ta kunagi on olnud ühtne?
ta ei ole mitte kunagi elus olnud ühtne lääne praeguses tähenduses, see tähendab, et lääneriikide plokk, see on suhteliselt hilisaegne ja üldse riikide kui selliste tekkimine, see on ka üsna hiljutine nähtus. Rahvusriigid seda enam, võtame nüüd natuke aega tagasi, mis riigid neid siis väga läänt iseloomustasid. Tekivad küsimused, aga no tegemist on autoriga, kelle seisukohti üldiselt kahtluse alla ei seata, ei ole kombeks seada, ei ole ilus seada ja kui hakkad milleski siin kahtlema, siis seatakse sind otse kohe jälle mingite istide, kõige halvemal juhul putinistide, no mingisse nimekirja. Ühendriigid, huvitavad nähtused on veel, võt kui Ühendriigid rääkisid hiljaaegu genotsiidist, mis on toime pandud, näiteks mida Venemaa on toime pannud ja praegu hetkel ka toime paneb. Mitmed poliitikud on seda rääkinud, me ei saa öelda, et Ameerika ütleb, Ameerika ei ütle, ei ole kunagi öelnud ega ei ütle ka tulevikus mitte midagi, täpselt samamoodi nagu ei ütle ei Prantsusmaa ega Eestimaa ega ükski teine maa ei ütle. Kui keegi ütleb, siis ilmselt on sellel ütlejal ikka ka mingisugune nägu, võib-olla ka tegu, aga igal juhul on tal nimi olemas, kes seda kuskil välja ütleb. Ja genotsiidist rääkides nüüd Gröönimaa genotsiid on kõne all ja Ameerikast on välja käidud idee, mitte ei ole idee, aga nad on tegelikult saanud pihta ühele väga olulisele asjale, genotsiidile Gröönimaal 1969 kuni 1970. Jutt on sellest, et meditsiiniliselt sekkuti rahva taastootmisse. See tähendab inimlikus või arusaadavas keeles tähendab see seda, et Taani arstid sundsteriliseerisid või steriliseerisid Gröönimaa tüdrukuid ilma nende teadmata, ilma nende nõusolekuta. Sellepärast, et Gröönimaa elanikkond näitas paaril eelneval aastal suisa plahvatuslikud kasvu ja sellele tuli kuidagimoodi piir panna. Tuletame meelde, mida tähendab genotsiid. See tähendab lisaks kõikidele muudele asjadele ka religioossetel põhjustel tõrjumist. Rahvuslikel põhjustel loomulikult ka füüsilist hävitamist, aga ka tõrjumist. Ja meditsiinilist sekkumist rahva või rahvuse kestmisse, järeltulevate põlvede tekkimise takistamisse ja nii edasi ja nii edasi. Aga tegelikult seda sama just Taani võimud tegidki. Ja kui taanlased heitsid ka Ühendriikidele seda ette, et nad on ju ise samaga tegelenud näiteks Põhja-Ameerika koloniseerimisel, siis ameeriklased andsid tegelikult juriidiliselt väga tabava ja täpse, minu meelest, tagasihoidlikult minu meelest, ka väga õige selgituse. Sel ajal, kui nemad sellega Põhja-Ameerikas tegelesid, tähendab Euroopa kolonistid Põhja-Ameerikas, siis genotsiidi määratlust kui sellist olemas ei olnudki. Ja see on jumala õigus. Samal ajal, kui Taani tegutses Gröönimaal, siis genotsiidi määratlus oli täiesti olemas, see oli kõikidele selge ja üheselt mõistetav. Nii et võta seda kinni. Meditsiinilisi eksperimente tehti täpselt samamoodi, korraldati sellesamase õnnetu gröönimaalase kallal. Nii, Eiki Nestor annab meile teada, jällegi ükskõik, kes ütleb, aga me räägime sellest keelest, kuidas väljendatud on. Isamaa populismi eest vajavad kaitset nii homsed kui tänased pensionärid. See tähendab, Isamaa populism on midagi taolist, mis ründab nii tänaseid kui ka homseid pensionäre. Ei ole seda rünnet tunda saanud, et sellega just Isamaa tegeleb ja et selle asja nimi on populism. Aga võib-olla siin on ka täpselt samamoodi, kui me rääksime terrastest, võib-olla on siin ka kommunisti järeltulijal ka kuidagimoodi oma vanemaid ületamas, aga igal juhul tänased ja homsed pensionärid, teadke, et teid ähvardab ja teid ründab Isamaa populism kui selline. Mida see tähendab? Ärge palun küsige või saatke kiri Eiki Nestorile.
äkki selgitab. Marianne Paimre ütleb. Eesti probleem ei ole narkootikumid, vaid abi puudumine. Nüüd siit paistab välja tegelikult mitu asja. Enamusel Eesti poliitikutel, väga harvade eranditega ja ka praegustel kõikvõimalikel õppejõududel, kes endast vähemalt niimoodi tituleerivad või kes on mingite skeemide alusel sattunud ametikohtadele, mis sellise tiitli annavad, näiteks õppejõu oma, ei ole ettekujutust, mis asi on probleem. Seletame siis siinkohal ära. Tavaliselt peetakse probleemi silma all silmas. Tavaliselt kui räägitakse, see on probleem, siis peetakse silmas mingisugust küsimust, mis on vastik, ebameeldiv, millele ei taha vastata, millele ei oska vastata, mida kõik küsivad või midagi taolist. Näiteks, no mis teie probleem on? Helistad kuskile, küsid vabadega väga, mis teie probleem on? Kui sa ütled, et mul ei olegi mingit probleemi. Aga mis te sellistate? Mis teil mureks on, küsitakse täpselt samamoodi. Aga mul ei ole mingit muret, ma tahtsin teada, kust ma saan selle vastuse. Mul on küsimus. Mul ei ole ei probleemi ega muret. Mul on küsimus. Probleem tegelikult klassikalises tähenduses ei ole mitte midagi muud, kui, paneme nüüd tähele, teadvustatud vastuolu olemasoleva ja soovitu vahel. Ehk siis me tahaksime, meil laua peal ei ole ühtegi praetaldrikut, aga tahaks, et oleks suur praad, šnitsel, särisev, ahjukartulite, hapukapsa ja ma ei tea, missugustest salatitega võib-olla või midagi muud, kellele mis meeldib. Ja nüüd probleem on see vastuolu. Meil ei ole midagi, aga tahaks seda praetaldrikut. See teadvustatud vastuolu ongi probleem. See, mis ühele on probleem, ei pruugi seda teisel absoluutselt olla. Näiteks, me tahame siin praetaldrikut, keegi kolmas inimene, Margus Lepa näiteks ütleks, et mind ei huvita absoluutselt, kas sul see praetaldrik on või ei ole, või kas mul on see praetaldrik, või kas tal on see, või kas üldse kellelgi on. See ei ole tema jaoks mitte mingisugune probleem. See tähendab seda, et antud kontekstis Eesti probleem, Eestil kui sellisel probleeme ei ole. Probleemid on ainult subjektidel ehk inimestel. Inimestel on probleem ja see probleem muide ei paikne mitte kuskil mujal kui inimeste peades. Probleem on inimese peas. Polikliinikutel ei ole probleeme, haiglatel ei ole probleeme, koolidel ei ole probleeme. Koolijuhtidel võib-olla on, pedagoogidel võib-olla on, õpetajatel võib-olla on, õpilastel võib-olla on, treeneritel võib-olla on. Koolil kui sellisel probleeme ei ole. Täpselt samamoodi ei saa probleeme olla ka Eestil. Eesti probleem ei ole narkootikumi. Kus ta seda esiteks võtab? Vaid abi puudumine, mis abi puudumine? Kas see abi, kes hangib sulle narkootikume, see, kes aitab tarbida, näiteks ise veeni üles ei leia, kes tuleb ja ütleb, näed, veen on sul siin sotsti ja valmis, või kuskil pulmas näiteks. Kujutage ette, et narkarite pulmas, kibe tähendab, kas kõik on oma veeni üles leidnud ja kõik karjuvad ja siis sotsti kõik ühel ajal, nagu sünkroniseeritult lükkavad selle kibe, karjutakse kibe või võtame või proosi ja lükkavad selle annuse endale veeni. See tähendab sellised hüüdlaused ja loosungid, need esiteks ei tähenda mitte midagi, ei kohusta mitte millekski ega ei anna õigust ka mitte millekski. Info, mis nendest paikneb, on nullilähedane. Küll aga saame üht-teist teada selle kirjutaja kohta, kas nüüd on vaja tal mingisugune õigustus kuskilt leida, kas või sellele, et ta kuskil mingisuguses MTÜs istub ja sealt riigi käest nii-öelda toetust saab. Muide MTÜsid, kas teil on ettekujutust, kui palju kõikvõimalikke MTÜsid Eestis registreeritud on? Üle 44 000 ja suur osa nendest
istub riikliku nisa otsas, sõltub, kuivõrd osavad on olnud need isikud sealt MTÜ-dest, tuletame meelde muide, et ka parteid kõikvõimalikud on enamuses MTÜ-d. ja nad ei peaks ju tegelema mingisuguse tulutoova tegevusega, küll aga on kuidagi automaatselt sisse juurdunud, et kui ma ikka tegelen mingisuguse võrdsuse teemaga, siis on see automaatselt see, et ma pean riigi käest ka mingisugust toetust saama. ja otse loomulikult, kui ma tegelen mingisuguse parteilise tegevusega, siis loomulikult on ka mul otse kui õigustatud ootus mingisugustele toetustele, mis peavad regulaarselt laekuma ja mille kasutamise üle mitte keegi arvet ei pea, aga olgu pealegi. Anne Kleinberg ütleb meile niimoodi, praegu rahastab Tallinn vaid vaimse tervise probleemide tagajärgi. Anne Kleinberg, suur spetsialist. Kuulake veel kord, praegu rahastab Tallinn, nii Tallinn rahastab vaid vaimse tervise probleemide tagajärgi. Mis need vaimse tervise probleemide tagajärjed on? Me jõuame jälle probleem. Vaimsel tervisel ei ole mitte mingisuguseid probleeme muide. Vaimset tervist kui sellist ka tegelikult olemas ei ole. Inimesel on üks tervis ja see koosneb erinevatest komponentidest. Siin on vaimne, siin on füüsiline ja muide ka sotsiaalne komponent. Isegi WHO-l on see määratlus olemas. Aga mis asi on vaimse tervise probleemide tagajärg? Seda ei suuda, ma mõtlesin edasi-tagasi. Nende lausete puhul on tihtipeale selline hea meetod. Võtke, selgitage välja, mis on alus. Ehk kes, siis öeldis, mida teeb. Ja sihitis, ehk siis objekt, kellele mida. Antud juhul siis on niimoodi, Tallinn rahastab, Tallinn teeb mida? Tallinn rahastab mida? Vaimse tervise probleemide tagajärgi. No ei mõtle välja. Ja siis küsib pateetiliselt. Kuhu jääb ennetus? Ei tea, kuhu ta jääb. Kuidas need kaks tükki omavahel seotud on, vaimse tervise probleemid. Uskumatu, aga trükitakse ära. Kui ma oleksin selline naiivne inimene, siis ma usuksin, et aga võib-olla on toimetaja lihtsalt arvanud, et see on midagi nii tarka, et ta ise selleni ei küüni ja küllap see kirjutaja või arvaja või see arvaja on lasknud endale midagi kirjutada kellegi poolt ja see on ekstra kirjutanud kokku mingisuguse lolluse, et vaadata, kas ära trükitakse. Trükiti küll. Läheme edasi. Gert Sinilo ütleb. Gert Sinilo, mis te arvate, et ta on, kes ta on? Ma isegi ei kujutanud ette, et selline amet olemas on, aga olgu. Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja nüüd ühendatuse ja kliimadiplomaatia osakonna peadirektor. Ühendatuse osakonna peadirektor. Millega see ühendatus on, kas mingi, ei tea, kliimadiplomaatia erineb muust diplomaatiast, siis mille puhul? Kui on olemas kliimadiplomaatia, järelikult, no ei suuda välja mõelda, kõige parema tahtmisel. Tehnoloogia diplomaatia, tervise diplomaatia, vaimse tervise diplomaatia, tehnoloogia, ma juba ütlesin, kliimadiplomaatia on siin olemas, ehitusdiplomaatia, lammutusdiplomaatia, sõjadiplomaatia. Neid osakondi võiks olla seal oluliselt rohkem. Aga mida ta ütleb? Puhas energia on majanduslikult mõistlik lahendus, mille kiire arendamine on selgelt Eesti huvides. Kas tähendab kõigepealt Eesti huvides, kas Eesti on ka jälle mingisugune monoliitne tükk, millel on mingisugused huvid? Eestis on nii palju erinevaid parteisid, erinevaid rühmitusi, erinevaid mingisuguseid koolkondi, erinevaid inimesi, lõppude lõpuks ka erinevaid iseloomusid nendel inimestel, kes kõik näevad neid asju erinevalt. Nüüd antud juhul ütleb Gert Sinilo.
ja siis tuleb välja, et 26. jaanuaril tähistati rahvusvahelist puhta energia päeva. Puhas energia. Meid ümbritseb energia igal pool, õhus on energiat, staatilist ja kineetilist ja igasugust energiat. Missugune see puhas energia on, ei tea. Sel puhul on paslik üle vaadata, mis seisus on taastuvenergia arendamine maailmas, kõigepealt arendada jälle. No keegi ei arenda ju mitte midagi. Kas ehitatakse, püstitatakse, luuakse, aga mitte. No siin on selge, et inimene ei tea, mis tähendab areng, aga olgu arendamine maailmas ning kuidas Eesti enda sammudega silma paistab. On see samm siis lühike või pikk, hüplev, tantsisklev või veel mingisugune. Missugune on Eesti iseloomulik allüür, kliima või puhta energia, mis on siis tootmisel või saavutamisel või kuigi rahvusvahelises kui ka Eesti meediapildis on viimasel ajal olnud juttu palju kliimapoliitika ümbervaatamisest või nafta ja gaasi tootmise kasvust, siis tegelikult liigub taastuvenergia arendamine väga jõudsalt edasi. Mida see nüüd siis tähendab? Aga vähemalt ühendatuse osakonna peadirektor niimoodi arvab. Kirjutasin välja lõik Endel Lippmaa arvamusest, kes muide ei olnud mitte kellegi teenistuses, selles parteilises mõttes. Ja tal puudus ka vajadus, igasugune vajadus kellelegi pugeda, kellelegi valetada, kellelegi meeldida või veel midagi. Ja nüüd ta ütleb niimoodi. Kogu jutt globaalsest soojenemisest on lihtsalt toetussummasid ahnitsev pettus. Lollide poliitikute oma taskute täitmiseks välja mõeldud vale. Ega keegi ei vaidlusta isegi neid andmeid. Nad lihtsalt ignoreerivad neid. Ometi on ju need kergesti kätte saadavad. Süsihappegaasil ei ole soojenemisega mingit kõneväärset seost. Seda näitab ajalooline kogemus nendest aegadest, mil CO2 sisaldus on olnud nulliligidane või 20 korda kõrgem kui praegu. Midagi iseäralist pole juhtunud, eelkõige sellepärast, et ookeanid sisaldavad CO2 ligi 1000 korda rohkem kui kogu atmosfäär. Et ei ole maakera ekstra kuumaks ega ekstra külmaks läinud. Eesti Energia tulevik on saada aru, et niisuguste ideede järgi tantsida on mõttetu ja rumal. Tuleb meelde siin Anu Realov, akadeemik muide, käis hiljaaegu Rooma klubis, Eesti Rooma klubis ja teatas seal üsna õpetatud inimestele, et aga igal teadlasel on õigus oma arvamusele. Teaduses ei ole sellist asja, et igal inimesel on õigus oma arvamusele. Teadus on siiski midagi muud. Igal inimesel võib olla õigus oma arvamusele, kui ta arvustab kas mõnda laulukest või kas talle antud toit meeldib või mitte, kas ilm on talle sobiv või mitte ja niisuguste asjade kohta. Kuid 2 + 2 on 4. See on teaduslikult tõestatud fakt. 3 × 3 on 9 ja siin ei ole niimoodi, et igaühel on õigus oma arvamisele. Kas me teeme tuumajaama telliskividest või uraanist? No ei ole võimalik telliskividest. Hoone võib olla äärmisel juhul telliskividest, aga telliskividest mingit tuumaenergiat toota, vähemalt praegustes tingimustes, ei ole see võimalik. Ehkki kellelgi võib selle kohta olla oma arvamus. Nii, mis meil siis veel on? Varude keskuse juht on avanud lõpuks suu. Riigil pole mõtet praegusest rohkem toitu varuda, milleks raisata toitu ja raha. Esimest korda 2 nädala taguse Riigikontrolli toiduvarude kogumist kritiseerinud auditi järel sõna võttev Eesti Varude Keskuse juht kaitseb tänust varusüsteemi. Riigikontrolli teatel ei taga see valitsuse seatud eesmärki toita tervet elanikkonda 14 päeva. Lendo Leppiman, tuletame meelde, on Eesti Varude Keskuse esimees ja ütleb, et ei ole mõtet raisata. See tähendab, et siis
kas ta ei saa aru või ei ole kursis, et selline logistiline süsteem on olemas. sellest saab iga maapoe omanik või pidaja aru, et kui mingi kaup hakkab, parim enne hakkab mööduma, siis lastakse kas natukene hinda alla või tehakse mingi reklaamikampaania või tehakse veel, vahetatakse varud ladudes välja, asendatakse uuema kraamiga. reeglina, mis aga riiklikke varusid puudutab, on tegemist pikaajaliselt säilivate varudega. kuid ka neid on võimalik uuendada ja see tähendab, et logistika peab siin antud juhul lihtsalt paigas olema ja peavad olema paigas need inimesed, kes on võimelised sellest aru saama ja seda kõike süsteemi toimetama. aga võib-olla ei ole lihtsalt Leppimanil olnud aru saada, miseks aega, sellepärast ta tegeleb ju ka veel Fermi nõukogu esimehena olla, aatomielektrijaamade populariseerimisega ja nende võimaliku ehitamise korraldamisega siin Eestis, omamata mingisugustki ettekujutust, mida see aatomielektrijaam endast tegelikult ette kujutab. Leppimann ise teenistuskäik on, õigel ajal tuleb olla õiges kohas. ma kirjutasin välja, kes ta olnud on. 2010-2011 Paldiski ettevõtjate liit, juhatuse liige. 2010-2011 Eesti tuuleenergia assotsiatsioon, juhatuse liige. 2011-12 Elering AS, nõukogu esimees. 2011-19 Maailma Energeetika Nõukogu Eesti Rahvuskomitee juhatuse liige. 2013-20 Tartu Teaduspark nõukogu liige. 2016-17 Elering AS nõukogu liige. Lennundusliikluse, ma ei hakka enam aastaarvusid ütlema. Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu liige, Eesti Geoloogiakeskus OÜ nõukogu liige, Eesti Geoloogiateenistus nõukogu esimees, Eesti Akrediteerimiskeskus nõukogu esimees, Tallinna Tehnikakõrgkool nõunike kogu liige, Riigimetsa Majandamise Keskus nõukogu liige, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus nõukogu esimees, SA Kredex nõukogu esimees, Eesti Standardikeskus MTÜ juhatuse liige ja nii edasi. sa pead olema õiges kohas, õigeaegselt. Neid ettevõtteid vaadates on nad oma profiililt täiesti erinevad. Ta on igal pool, kas nõukogu esimees, nõukogu liige, kõigest teab kõike. Nüüd siin on veel puudu, me mainisime ära, Fermi AS ka järjekordselt. Aga võib-olla on lihtsalt ülimalt andeka inimesega tegemist. Kliiniline nõustaja ütleb niimoodi. Laste vaimse tervise abisüsteem on täielikult katki. Laste vaimse tervise abisüsteem. Millal ometi keegi võtab kätte ja lõpetab selle jutu, et olemas mingi laste vaimse tervis. Laste psüühiline seisund. Jah, võt see on nüüd see, mis on murelaps, on laste psüühiline seisund, aga mitte psüühiline tervis, mis vaimne tervis. Aga see on võimalik, jälle võimalik luua mingisugune lugematu arv MTÜ-sid, võtta lugematu arv raha vastu ja tegeleda vaimse tervisega, millega põhimõtteliselt tegeleda eraldi ei ole võimalik. Erinevaid nurki inimese nägemiseks on hästi palju, aga sellest ei ole siiamaani aru saanud. Ja nüüd kallis kuulaja edasi. Lastele suunatud psühhiaatrilise abi kättesaadavus. Lastele suunatud psühhiaatriline abi. Mis tähendab lastele suunatud? Kas see on laste psühhiaatriline abi? Lastele suunatud, loomadele suunatud, täiskasvanutele suunatud. See on nagu mingisugune, kes kuskil pilk on suunatud sinna. Seekord tundub, et ületatud on kriitiline punkt. Ma ei räägi enam kehvast kättesaadavusest ega pikkadest ravijärjekordadest. Süsteem on täiesti katki. Jutt, tundub nagu inimene valutab sellepärast südant. Aga mingisugust mõtteselgust sellest küll ei ole. Mingisugust süsteemsust siit otsida ei ole mõtet. Ja kui süsteemsust ei ole, siis efektiivsust tagajada on täiesti mõttetu. Leis ütleb niimoodi, tegemist on ministriga. Kui jääme 1990-ndate mõtlemisse, jäävad ka teed sinna. Mis asi on 1990-ndate mõtlemine?
mis on 2000-ndate mõtlemine, aga mis oli 19. sajandi mõtlemine, mis oli antiikaja mõtlemine. Inimene on mõelnud kogu aeg ühtemoodi. Huvi on pakkunud erinevad asjad. Teadus on arenenud, ühiskonnad on arenenud, inimene ise on arenenud, aga mis asi on 90-ndate mõtlemine? Aga noh, väljendina või kuidagi terminina väga huvitav. Tanel Kiik jätkab. Vaimse tervise kriisi tõttu tuleb tervishoidu kiirelt lisaraha suunata. Kuna on vaimse kriis, siis tuleb sinna suunata raha. Kui kuskil on veel mingi kriis, sinna tuleb suunata raha. Kui sul on pea valutab näiteks või kui sul on tervis kehva, siis on retsept selge. Endine minister ütleb teile, Tanel Kiik, sinna on vaja suunata raha. Mis ravimitest te räägite või mis hoolekandest või millestki, sinna on vaja suunata raha. Ahah. Muide, Anna Pavlova kohvikust oli jutt ja sealt tuli selline lause. Kedagi ei huvita, kes sa Tallinnas olid, maailmahaardega Eesti kohvik kogeb nii raskusi kui ka edu. Kui sul on Pavlova firma märk kaasas, siis võid tõesti maailmas edu saavutada. Ja küsimus ei ole siin niivõrd kohalikus asjaajamises, kuivõrd firma märgis. Muide, see firma märk, see on oluliselt vanem kui Eesti riik. Aga noh, on tehtud väga tark tegu tegelikult võetud selline nimetus. Kirjutatud on ka niimoodi, üleriided kaovad baarides üha sagedamini. Käin nüüd väljas nende jopedega, millest kahju pole. Aga ammu need ajad siis olid, siis kui kõik oli nii kole ja jube. Kohvikud, restoranidest rääkimata, algasid millest? Riietehoiust. Riietehoius oli tavaliselt riietehoidja, andsid oma mantli või jope või midagi veel sinna riietehoidu, kus olid ka riidepuud muide. Kui oli vähe parem mantel või kasukas, kus nii-öelda see tripp oli puudu, siis pandi see sinna ja pandi riietehoidu ja sai pidanud istuma nende jopede otsas, eriti talvisel ajal kuskil kohvikus. Ja siis restoran nägi nagu restorani moodi välja, võid tulla pintsaku ja lipsriidega kuulama elavat muusikat, tantsu lööma või mida iganes. Ja sai pidanud kogu aeg südant valutama, et kus su jope või kus su mantel on või kus on su kaaslase uhke kasukas või veel midagi taolist. Muide tuleb meelde, kui Toomas Hendrik Ilves saabus, siis ta teatas, kui esimene McDonald's, muide need on restoranidest, kui keegi ei tea, siis McDonald'si näol on tegemist restoranidega. Ja Toomas Hendrik Ilves ütles, et nõukogude ajal ei olnud Eestis isegi restorane. Jah, selliseid McDonald'sid tõepoolest ei olnud. Küll aga olid restoranid, kuhu ilma lipsuta või pintsakuta vähemalt sisse ei saanud. Texastes sisse ei saanud. Naisterahvad ka pidid olema vähe noomlimat riides. See tähendas restorani. Restoranis teenindas seal kelner, kes oli vastava ettevalmistuse saanud, kellel oli kas frakk või midagi või livree või veel midagi seljas, kes teadis täpselt, kus pool käib kahvel, kus nuga. Ja muide, valged linad olid restorani laua peal, mida vahetati pärast iga seltskonna lahkumist. Tänapäeval sellist asja ei näe, aga nimetus on ikka McDonald's restoran. Aga võib-olla oli just varem midagi valesti ja restoran, ma ei tea, mis asi see siis oli. Nii, edasi, 2 arsti teevad ära 6 töö. 2 arsti teevad ära 6 töö. Mõne meenub, ütleme edasi. Joller, tervishoius tuleb augud kinni lappida, mitte sinna lõputult raha juurde panna. Olles minister, mis siit takistab siis need augud kinni panna? Sellega sa tegelema peadki. Miks ta ei ole pannud? Ei tea. Aga see 2 arsti teevad ära 6 töö. See meenutab mulle kunagi tüüdlauset, et 5 aastak 4 aastaga 3 mehega
2 inimese töö ja 1 inimese palk. et kuidagi nii. olgu, loeme edasi. aga õnneks arvutusvea parandamine muudab mõju oluliselt positiivsemaks, kui seal tabelis selgus, ütles Taro ja kinnitas, et parandused on juba tehtud ja parandatud dokumendid on laiali saadetud. nüüd see arvutusviga oli jälle ühes eelnõus ja nüüd minister ütleb meile niimoodi veel kord. aga õnneks arvutusvea parandamine muudab mõju oluliselt positiivsemaks. parandame aga vigu ja mõjud lähevad aga üsna positiivsemaks. väga huvitav, aga minister ütleb niimoodi. juhtkiri ütleb, jah, laskem noortel end vaktsineerida, kas või vanema kiuste. sotsiaalministeeriumi uues kavas sisalduv lähenemine pole midagi radikaalset ega ohtlikku. kui me hakkame midagi tegema, kas või vanema kiuste. see meenutab mulle niisugust väikest last, kes mõtles, et ma nüüd külmetan ära, väljas on väga külm ilm ja külmetan oma kõrvad ära just vanaema kiusteks. no kas selline tegevus saab mõttekas olla, aga kui mingisugune väljaanne võtab, no ja juhtkirjana sellise asja kirja paneb, siis tekib küll mõte, et kas tõesti. inimõiguste asjatundja ütleb niimoodi. kuulake palun tähelepanelikult. vaenukõnet on vaja tõhusamalt reguleerida, mitte Euroopa, vaid meie endi huvides. vaenukõnet on vaja tõhusamalt reguleerida, tähendab, mitte teda ei ole vaja likvideerida või midagi, aga teda on vaja tõhusamalt reguleerida. mida see tähendab, ei tea. ja nüüd lähemalt. lokkav ja piirideta vaenukõne, lokkav ja piirideta, see on praegu siis. ässitab eri ühiskonnagruppe üksteise vastu ja võib viia reaalse vägivallani. siis mis asi võib viia reaalse vägivallani? lokkav ja piirideta vaenukõne. jätkab, see ei ole arvamus, see on fakt, mis on nii kaugemas kui lähemas ajaloos ikka ja jälle kinnitust leidnud. huvitav, esimene vaenukõne oli siis Kvink-Vämm. kui kaua veel me peame kuulama sinu kõnet, Kaligula kõne. aga noh, kas see oli ka siis vaenukõne või? eelnõu, millega, ja nüüd, pange nüüd tähele, eelnõu, millega riik soovib senisest paremini reguleerida ebaseaduslikku vaenukõnet. see tähendab, tuleb välja, et riik soovib, kes see riik on, ei tea täpselt, soovib senisest paremini reguleerida, mida ebaseaduslikkus vaenukõnet. see tähendab, et pange tähele, on olemas seaduslik vaenukõne, mis on lubatud siis teatavalt kellegi suhtes ja on olemas ebaseaduslik vaenukõne. ma saan sellest niimoodi aru, et sõltuvalt sellest, kes sa oled või kuhu sa kuulud, sa kas võid kedagi vaenata oma kõnega või kui sa kuulud kuskile gruppi, mis ei ole praegu koššer või mis ei ole võimul, siis sa ei või ja sind selle kõne eest võib ebaseaduslikku, nagu siin on kirja pandud, võib sind selle eest represseerida. ja kes seda kõike ütleb? Kelly Krostal, Inimõiguste Keskuse ekspert, järjekordselt ekspert ütleb, et on olemas ebaseaduslik, mida on vaja reguleerida ja samas on ka seaduslik, mis võib edasi õitseda ja see on siis relvaks seaduslike varaste ja käes või kuidagi niimoodi. Kalev Kallemets ütleb meile, kes on Rail Balticu suur juht ja õpetaja, nüüd tuleb midagi head. Rail Baltic on vajalik ja võrdlemisi odav suur projekt. on vajalik projekt. kas meil on vaja raudteed või on meil vaja projekti, esiteks. ja võrdlemisi odav, no need miljardid, mis sinna lähevad, see on ju odav. Need inimesed, kes on siiamaani harjunud arvutama kategooriates, et 100 eurot näiteks on juba kallis. mõnel on ka 10 kallis. aga siin võtke suuremalt, võtke riiklikult, mõningad miljardid
mis kogu aeg suurenevad muide. see on odav, see on lihtsalt odav. Kalle Kallemets muide on lisaks ka Fermi Energia juhatuse esimees. samal ajal ajab Rail Balticut ja ajab ka Fermi Energia, mis ajab ka tuumajaama asju. aga no inimesed on harjunud suurelt ette võtma selles mõttes, et suurelt selle eest makstud saama, sõltumata sellest, kas välja tuleb või mis välja tuleb. võtame natukene juurde. eluline tõestus on see, et jaanuaris avatud uus Tallinn-Tartu-Riia otseliin, selle on reisijad väga hästi vastu võtnud. kuigi Tallinna-Riia reis kestab veel 6 tundi. mis tähendab, et nad on selle hästi vastu võtnud. tõsiasi on, et Läti turist on Pärnus väga tavaline. mis see siia puutub? ja kindlasti oleks veelgi enam lätlasi Eestis ja eestlasi Lätis, kui ühendus oleks kiirem. no paneme kosmoselaeva käima, see on veel kiirem. ja nüüd palun konkreetne näide regulaararengust. oluliselt tänu Rail Balticule ehitab eraarendaja PSP Capital Kohilasse 78 uut kaasaegset korterit ja BLRT ehitab Kohilisse 14 miljoni euroga Malmi valukoja. nüüd huvitav, oluliselt tänu Rail Balticule. mis on tänu Rail Balticule? Ehitab siis PSP Capital Kohilasse 78 uut kaasaegset korterit. tasuta ehitab või? ükskõik, kes seal Kohilas neid kortereid ehitab, 78 korterit, need müüakse maha, mis siia puutub see Rail Baltica, mis puudutab Balti laevaremondi tehasesse 14 miljoni euroga Malmi valukoja. BLRT tehas leidis asukohal, leidis, et seal on mingid töötajad või hakkab sinna töötajaid viima või on need seal kohapeal juba olemas. leiti mingisugune energia poolest vastuvõetav koht või mingisugune logistiliselt sobiv koht. Malmi valukoja 14 miljoni euroga Malmi valukoja, see on mingisugune mikroettevõte. ma mõtlen terase sulatuse koha pealt. ja siin rääkida nüüd sellest, et see kõik on tänu BLRT-l, vabandust, tänu Rail Balticule, mida ei ole olemas ja ei ole selge, et kas üldse tuleb. ja loomulikult jääb vastamata, alati jääb vastamata üks põhiline küsimus. aga milleks meil teda vaja on? Selles mõttes, mida me seal vedama hakkame. seda ei ole mitte keegi mitte kunagi veel vastanud. aga olgu, New Yorgi linnapea ütleb niimoodi. pange ennast valmis. kodu omamine on sisuliselt rassistlik. Mandaadi, tema on niisugune huvitav inimene, tema sai New Yorgi linnapeaks ja tema arvab, et kodu kui sellise omamine on rassistlik. kallid inimesed, kõik, kes te omate kodu, te olete rassistid. ja nüüd veel lisab siia juurde, kodu peab omama kollektiiv. nii et kui teile tundub, et teil on oma kodust villand või te saite inspiratsiooni, siis oodake, kuni naaber ukse lahti teeb, pange jalg sinna vahele või pange taburet või midagi, et ta seda kohe kinni ei suuda prantsatada. maanduge tema korterisse ja öelge, et praegu on väga in või moodne või asjakohane ja mõjub kõikide vaimsele tervisele eriti hästi, kui kodu on kollektiivne. meil on ju kogu aeg armastatud kõikvõimalikke sotsialiste, kelle hulka kuulub ka praegune New Yorgi linnapea, aga noh, olgu pealegi. ja lõpetuseks siin üks väikene, kui me jõuame, ma vaatan, mis see kell on. mainiti ära Kruutu lahing ühes ajalehes, ajaloo ülevaadetes oli 1918. aastal 29. jaanuaril toimunud Kruutu lahing polnud suur ega otsustav kokkupõrge. sellele vaatamata sai Nõukogude vägedelt vapralt vastu pannud vabatahtlike ja koolipoiste ohverdusest Ukrainas omamoodi kangelaslugu, mida on võrreldud suisa legendaarse Termopüülide lahinguga. nüüd on autor siin kahtlemata üle pingutanud ja oluliselt üle pingutanud, sellepärast et noh,
ma saan aru, et siin 29. jaanuaril tähistati seda aastapäeva ja tõepoolest Ukrainas on Kruuti lahing tuntud vägagi laialdaselt ja tegemist on omavahel öeldes kuidagi võib-olla isegi see sarnaneb natukene sellega, kuidas meil reaalkooli poisid, vabatahtlikud vabadussõtta läksid ja paljud sealt ka elust ilma jäid ja selle sündmuse tähistamiseks või selle liikumise tähistamiseks on praegu reaalkooli hoovi peal ka mälestusmärk, mille ümber aeg-ajalt ikka jälle kogunetakse ja neid langenuid täiesti põhjendatult meeles peetakse. Kuid ajalugu paraku ei ole alati niisugune mustvalge ja seda alati kipub olema niimoodi, et ühelt poolt kas midagi vaikitakse maha, teiselt poolt tõstetakse midagi esile ja selle Kruuti lahinguga seoses on ka kõike muud kui arusaadav. Ja tegemist oli tol ajal ühe vastuvõtukatsega ja tuletan meelde, et tol ajal oli esimene Ukraina rahvavabariik, oli äsja välja kuulutatud. Seda juhtis esimene raada spiiker Gruševski oli tuntud literaat, ta kirjutas ja temalt on pärit ka mitmesugused Ukraina riiklust puudutavad teosed ja postulaadid. Ometigi 1917. aastal veel kirjutas ta pika ja põhjapaneva teose, millist föderatsiooni me tegelikult siis vajame. See eeldas Ukraina autonoomiat ehk siis föderatiivset vabariiki tsaari riigi koosseisus ehk siis Vene impeeriumi koosseisus. Aga sellele kõigele tõmbas kriipsu peale oktoobri revolutsioon, mäss, kuidas soovite, kus punased võtsid Vene impeeriumis võimu. Vahepeal võimud vahendasid kogu aeg ja Kiievis oli situatsioon eriti keeruline, kes seal küll võimul ei olnud. Kogu aeg vahetus võim 2 kuu jooksul. Näiteks Kiievis vahetusse koguni 18 korral. Need inimesed tihtipeale ei teadnud, kes seal võimul parasjagu on, kes seal tulemas on, igal juhul oldi valmis muutusteks. Ja siis Simon Petliura pani vastupanuväe kokku, tuletama meelde, ka Kiievis endas oli ühel pool otsas, Kiievi otsas olid võimul haidamakid, teisel puhul olid setsi omad, nende vahel mingisugust koostööd ei olnud, vastupidi. 4. poolelt tulid hoopiski mingisugused vasak või kaasaegses tähendamas vasak või paremäärmuslased. Võimu igatsesid taga kõik, esimesed, kes seal korra majja lõid, nii öelda, olid sakslased, kelle toosama Gruševski kohale kutsus. Nende täekide otsast tuli ta ise koos Vinitšenkoga marssis Kiievisse tagasi ja pärast alealoolased on hiljem kirjutanud, et ainuke positiivne asi, millega sakslased tol ajal hakkama said, olid Kiievi vaksal, selle põrand pesti esimest korda puhtaks, poolekihilise muda ja sihvkas ja päevaline seemnete kihi alt tuli välja imeilus kahelplaatidest kunagi tsaari ajal laotud põrand. Aga neid jutte olnud väga palju, aga Kruuti ajal toimus tõesti lahing siis punaste ja valgete vahel ja need värsked kooliõpilased. Ma võtsin, nagu Oles Pusina seda omal kirjutas. Nüüd Kiievist. Märkimisväärse osa Kiievi elanikkonnast moodustasid poolakad, kes jäid siia veel Rzeczpospolita aegadest. Ja loomulikult moodustasid väga võimsa ja suurearvulise grupi juudid. Viimase rikas osa hoidis revolutsioonist kõrvale oodates paremaid aegu. Vaesem seevastu keevaline ja haridust nuusutanud element sööstis revolutsiooni, varustades seda parteitöötajate ja tšekistide kaadriga. Dora Itkin, Jakov Gamarnik, Aleksandr Gorvits, Isaac Kreisberg, Kiievi jaanuari revolutsiooni juhtide nimed räägivad iseenda eest. Ukrainlased olid 600 000-lises linnas vähemuses. Keskraadat toetasid vaid mõningad sõjaväeosad. Nagu teada läksid Kruuti alla 118 gümnasisti ja üliõpilast, kõik põhiliselt Kirill Mefodi gümnaasiumist ja Ukraina Rahvaülikoolist. Aga kus siis teised olid?
kus olid Polütehnilise instituudi ja Püha Vladimiri ülikooli suurimate tolleaegsete Kiievi õppeasutuste tudengid, kus oli üle 30 riigi ja eragümnaasiumi vanemate klasside õpilased, kus oli mitte vähem kui 10 000 endist tsaariohvitseri, kes tol ajal samuti linnas olid ja kes omaette üksused veel moodustasid. Enamikule neist imponeeris variant jääda konfliktist punased versus ukrainlased kõrvale, tundmata kummaltki poolt omana. Vaid mõned neist ühinesid petliuralastega. Nii näiteks liitus memuaarides nimetatud staabi rittmeister tema hiilguse kürassiiride polgust hoopiski haidamakkidega ja võitles nende pool bolševikega oma hõbedaste pagunite ja kollase mütsiga. Ühed tõestavad seda, et tudengid, kes seal raudteejaamas hukkusid, seal Kruuti raudteejaamas siis, olid kangelased, teised nimetavad neid seevastu ohvriteks. Seejuures ei kujuta enamik vaidleid enam ette, mis päev enne seda lahingu ajal ja pärast seda toimus. Minu meelest ei ole Ukraina muud, nüüd autor kirjutab niimoodi, et minu meelest ei ole Ukrainas puudus eredatest siltidest, küll aga kainest analüüsidest, ilma liigse emotsioonideta. Ajalugu on vaja vaid esitada sellisena, nagu ta tegelikult oli. Kiievi Kirill Mefodi gümnaasiumi õpilane meenutas, nüüd too üks nendest Kruuti alla läinud õpilastest. Gümnasist Loski kirjutab niimoodi, soldati püksid, mis olid seotud riideräbalaga ja sinel, mis oli praagitud hõlmadega. Selleaegne Ukraina juhtkond magas täielikult maha rahvusliku eneseteadvuse tõusu, kui selles oleks võimalik olnud Ukraina armee loobimine. Osad arvasid, et kui oli juba lootuselt hilja. Muude improviseeritud väeosade kõrvalt tekkis 2-3 nädalat enne Kruuti lahingut setšilaskurite ja tudengite kurenn. Väeosa loeti vabatahtlikuks. Tegelikkuses formeeriti seda aga vabatahtlik sunniviisiliselt. Loski sõnade järgi võeti kurenni moodustamise otsus vastu Püha Vladimiri ülikooli tudengiveetse ja vaevalt tagasi moodustatud Ukraina rahvaülikoolide poolt. Sinna kogunesid need õppurid, kes pidasid end ukrainlasteks. Kuna aga kurenni vabatahtlikult astujaid oli väga vähe, siis määras Veetse, siis koosolek, et desertööre tabab boikott ja üliõpilaste perest väljaheitmine. Vot selline oli ähvardus. Ja siiski ei läinud eriti nutikas ja kaval Ukraina tudeng väeteenistusse 3. jaanuaril kirjutas ajaleht Nova Rada, uus Rada, see tähendab, mida toimetas Khrushchevski asetäitja Sergei Jefremov Galiitsia tudengite südantlõhetava sõnumi. Kõik seltsimehed, kes ei järgi distsipliini, ei astu kurenni, satuvad seltsimeeste üldboikoti alla. Samas ajalehe numbris oli ära toodud ka selline kuulutus. Suitsuhaned, müügil hind 100 karbovanetsit, Kreščatiku tänav 7. Nii et kõik see oli ühes koos, võib arvestada siis, kuivõrd kirev see olukord seal oli, kuivõrd palju oli neid, kes võimu ihkasid Petliura kohta, võib-olla nii palju veel, et tol ajal, kui ta ükskord maapakku, kui punased oma võidu said ja ta kunagi maapakku läks, siis oli lugu selline, et 1926, kui ma ei eksi, Pariisis laskis keegi anarhist maha selle Petliura ja karistuseks määras Prantsusmaa kohus talle 1 franki rahvarahu, avaliku rahu häirimise eest ja kohustus järgnes ka pesta tänav Petliura verest puhtaks. Muide, 1900. aastal oli Lvovis või Lvivist, see on Lääne-Ukrainas, esimene rahvaloendus ametlik. Ja seal ma kirjutasin välja ka, mis need tulemused olid siis. 1900, seal elas 84 000 poolakat, siis 84 000, 45 000 juuti, 8 000 sakslast ja siis ametlikult 34 000 russiini, keda on samastatud ukrainlastega, ehkki russiinid olid tegelikult omaette rahvus, tänasteks päevaks peaaegu unustatud, nad elasid osaliselt Valgevene ja osaliselt praeguse Leedu territooriumil ja need, kes olid siis ukrainlased,
Nende hulgas oli jällegi lahknemine, osad olid need, kes igatsesid olla kuidagimoodi tsaari impeeriumi, Vene impeeriumi koosseisus, aga osad olid jällegi need, keda meelitati või kes olid meelitatud Austria-Ungari keisririigi alamuses olemisest. Ja nii, et ei olnud siin ka mitte mingisugust ühtmeelt ja loomulikult Austria-Ungari omakorda toetas igati seda seltskonda, kes nende poolt olid. Ja esimese maailmasõja ajal hakati moodustama ka rahvusväeosi ja nendest Galiitsias asuvatest russiindest ehk siis nimetatud ukrainlastest hakati ka moodustama esimesi rahvuslikke väeosi, mis tõsi küll olid Austria-Ungari teenistuses. Nii et üks tohuvaba ohu läbi ajaloo, nii et ka see Kruutu, millest meie ajakirjanduses juttu oli, on tegelikult üks selliseid ajaloo episoode, mis ei ole nii lihtsalt vaadeldavad, nii nagu tihtipeale esimesel pilgul tundub, ega ka ju Eesti, muide Tartu Ülikoolis õppis nüüd kui peoga võetud Sklerovski, keda peetakse Ukraina kirjakeele rajajaks või alusepanijaks ja esimeseks selliseks teoseks, mis oli kirjutatud väidetavalt ukraina keeles, oli tõlge Äneis, Vergiliuse Äneis, klassikaline teos. Ja see oli siis õigustuseks otse kui uue ajaloo vajalikkusele, aga ka selle originaalil oli kaane peale kirjutatud na novoruskim языке ehk siis väike vene keeles. Aga õppis ta siin Tartus ja muide pärast selle Tartu Ülikooli lõpetamist oli mõnda aega siin Tartu Ülikoolis ka õppejõuks, nii et võt selline ajalooline fakt. Ukraina keele, kirjakeele rajaja ja meie oma Tartu Ülikooli seostest. Tänaseks kõik, tuletame meelde, et suur tänu kõikidele toetajatele, kes on seda siiani teinud ja loodetavasti teevad ka edaspidi. Ja mis siis veel, kui miski asi jäi kripeldama, andke teada palun, kui miski asi ei meeldinud või põhjustas kahtlusi, andke teada ja võib-olla saate ka oma ligimistega, tuttavate kamraadidega seda linki jagada. Saate arutada, mis oli siiamaani teadmata, mis tundus, et mitte kuidagi kohe klapi ja missugune arutluskäik tundus kas ülekohtune või vastupidi äkki isegi õiglane. Me kohtume õige peatselt taas, loodame, et Margus ikkagi meie siia stuudiosse naaseb ja muudab need saated oluliselt huvitavamaks ja ütleksin võib-olla isegi kaasakiskuvamaks, sellepärast et dialoog on minu meelest vähemalt alati etem kui kellegi üksik monoloog. Monoloog juba siis see ütleb iseenesest, tegemist on üksikrääkijaga. Iseasi, kuivõrd sisutihe või sisukas see juhtub olema. Nii et veel kord kõikidele tänu ja meie loomulikult meie püha sõda läheb edasi.